Hei! Täna on uus nädal on käes. Eelmine vlog lõppes päris järsku ära, aga meil käisid Joeli vanemad külas pühapäeval, nii et siis õhtul me juba lihtsalt unustasime midagi sinna juurde filmida. Ja täna on nüüd niimoodi, et me lähme kohe registreerime lapse sünni lõpuks ära. Et tahtsime eile minna, aga ma ei tundnud ennast eile veel nii hästi, et võiks nagu minna kuskile. Nii et nüüd me lähme käima ära. Nii. Hei. Paistad pimedusest. Aga oleme täna filmis. Sa vist filmisid natuke? Eks see klipi tegin, et me tuleme nime panema või seda arvele võtma last. Arvele võtma. Aga igatahes me oleme nüüd vallamaja juures ja läheme paneme tibule nime ära. Joo. Registreerime ära, et ta üldse meil on. Võtame arvele. Teeme ülevaatuse. Ma ei tea, see seal. Sest see peaks olema huvikeskus sama. Nii, aga ma ei tea, siis lähme vaatame. Paabul sõitis praegu sõidu ilusti. Kodus saime ta vaikseks ja. Õnneks talle vist sobib sõita. Loodame, et ta tudib siin nüüd siis nii kaua, kuni me sees ära käime. Jah. Mõnusalt viltuse nuka peal on see kaamera. Kas pead viltu hoidma? Nii pidi. Okei, aga siis lähme. Konnapojuke sul seal. Kõige armsam vaatapilt. Kaisutavad seal kahekesi. Jee! Nimi pandud. Oli küll katse number 2, aga saime tehtud. Sest et suutsime leida lapsele nii erilise nime, et see on Eestis nüüd esimene. Ja see käis nimekomisjonis kontrollis. Vot, nii et me vist käime korra kiirelt poest läbi ja pups magas oma nimepaneku maha. Ta magab kõik maha meil praegu, tõesti. Aga jah, nimi on pandud ja jee! Kui pupsu parasjagu kaisus ei tüdi, siis tüdib niimoodi. Imetamispadi on ikka best thing ever. Ma vaatan praegu teie kõigi kommentaare meie uusima videoal. Kui Joel siin taga mingi tiimel kehali tegi, siis ärge pange tähele. Aga ma tahtsin öelda enda ja Joeli poolt suur aitäh kõigile teile nende õnnesoovide eest. Ja et me ei hakka igale kommentaarile ilmselgelt eraldi vastama, sest neid on üle 60. Ja igaühele lihtsalt aitäh öelda, et see ei anna nagu nii seda emotsiooni edasi, et suur tänu kõigile selle toetuse eest ja nii armas oli näha, kuidas järjest kõik need kommentaarid valguma hakkasid ja kõik teie, kes te ütlesite, et võitis silmamärjaks, siis uskuge mind, mul oli väga raske seda videot monteerida, et ma ise ka pisardasin päris korralikult. Ja nüüd üks väike pups tudib mul siin kaisus. Ja lapse nime kohta siis Instagramis ja blogis on see täiesti üleval olemas, et ma blogis kirjutasin ka, et ma ei hakka kirjapildis seda nime kasutama. See on lihtsalt meie isiklik otsus, et tema nime ei hakka niimoodi avalikku meedia sotsiaalmeediasse, mis iganes see siis on, panema, et ma palun, et te austaksite meie otsust ja ei kasutaks tema nime meie kommentaarides kusagil, et ükskõik on see siis mõne Instagrami pildi all või midagi muud, et ma ei tea, võite beebi või tirtsuke või tirts või midagi taolist kirjutada. Et blogis saab tõenäoliselt tema hüüdnimeks tirts. Ta on nii nunnu väike tirtsuke. Vot, aga jah, et suur aitäh kõigile teile selle sooja toetuse eest, et me oleme väga õnnelikud, et te meile niimoodi kaasa elate. Aga mõtlesin, ma näitan, et 6 päev pärast sünnitust ja praktiliselt kõht on kadunud. Ja kaaluga on ka niimoodi, et ma võtsin rasedusega 15 kilo juurde ja ma olin lõpus hästi turses ka, sest mul lähevad jalad palavaga paista ja nii. Aga sünnitusmajja ma jätsin 6 kilo ja nüüd me oleme siis laupäev, pühapäev, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, 5 päeva kodus olnud. Pühapäeval ma kaalusin, siis ma sain teada, palju ma maha jätsin. Ja põhimõtteliselt nüüd on niimoodi, et mul on 5 kilo veel minna. Nii et ma ei tea, ma nagu
nähtavalt ma ei näe kuskil mingit värki, mida võiks veel maha ajada, selles suhtes, et mulle tundub, nagu mul jalad oleks peenemaks läinud või siis see on sellest, et ma olin lihtsalt lõpus nii turses. Ja kõht on ka ju päris väike. Noh, natukene on veel suurem kui see, mis ma olin, aga ma ei tea, peaks ütlema, et päris rahul võin olla sellega, mis järele jäi. Ja õnneks mitte ühtegi venitusarmi. Win! Joeli töölt saadeti meile just sellised ilusad ema ja lapse kimbud. Need suur aitäh! Ma ei olegi näidanud, et tegelikult kui me haiglast koju jõudsime, siis oli üks pakk Batiste poolt, kus oli sees 3 Batiste seda kuivšampooni. Üks neist on siis selline uus Marrakechi lõhnaline. Seda ma vist proovisin. See lõhnas veits nagu deodorant. Et selline suht random. Siis, mida ma proovinud ei ole, on uus Heavenly Volume. Et neil vist, ma arvan, et see on äkki uus, sest ma tean, et neil üks volüümi oma on, aga võib-olla siis see on äkki uus disain. Ja siis 3. oli Cherry, mis kui ma näiteks poes olen vaadanud, siis ma olen mõelnud, et seda ma võib-olla äkki ei prooviks, et äkki on liiga leila või midagi, aga ei, see mulle meeldis just kõige rohkem, et ta ei ole üldse nii intensiivse hullu läägelõhnaga. Ja siis eile tegelikult tuli veel üks pakk Oriflame'ilt, aga ma ei viitsi teile mitte muhkugi filmida. Igatahes seal sees on sellised väga nummid, heleroosad asjad. On 2 ripsmeduši ja ma vist vaatasin, et üks on must ja teine on, ma eeldan, et on äkki mingi pruunikas lillakas, sest et tooni nimi on Prune. See on siis Oriflame'i The One Featherlight Mascara ja kott on sulgi täis. Nii, siis oli siin veel issand, ma ei saa kättegi neid asju. Siis oli siin veel 4 seda nagu, issand, kuidas eesti keeles ilusti öeldakse seda? Tolmlauvärvi või? Ka roosades potskudes. Üks on selline külma hõbedase läikega valge, siis on selline hele pastelne lilla. Ja siis on veel selline nagu õrnvirsikukarva ja siis selline müündikarva kergelt. Vot. Ja tegelikult on veel 2 huulepulka ka. Aga ma saan nad kätte umbes nagu niimoodi. 3 huulepulka tähendab. Ja ühesõnaga oli tume lilla, siis vist selline fuksja ja selline hele roosa. Et ma neid praegu näitama ei hakka, sest et esiteks ühe käega ja teiseks üks sööb parasjagu, nii et las tema sööb, ma ei hakka siin väga taidlema. Vot sellist kraami on siin siis vahepeal tulnud. Nii, hei. On reede ja kell on 8:30 ja pidin oma tipsud jätma esimest korda kahekesi koju. Aga ma lähen firma suvepäevale, õhtuks tulen küll tagasi, aga päevad saan tibud kahekesi kodus üksi. Et see on nii naljakas, et ma ise nagu küll kardaks täiega, ma ei tea, või noh, enda, kui ma mõtlen, ma peaks ise olema väiksega kahekesi kodus päevad, siis ma kardaks täiega, aga kui ma tean, aga kui ma tean, et Liina peaks olema või peab olema, siis ma olen nii kindel selles, et ta saab hakkama. Et ma usun Liinasse rohkem kui endasse ühesõnaga. Aga ja suvi on õues, päike paistab ja 12 kraadi. Nii tore. Suvine ilm. Meil on siin hommikusöök käsil. Minul tähendab, pups on söönud juba. Ja meil on esimene päev täitsa kahekesi. Et nädal aega olime siis iga päev 3 kodus ja nüüd siis täna on jälle suvepäevad. Ja siis uuel nädalal ta peab paar päeva tööl käima, aga selle võrra on ta siis kauem veel meiega kodus natukene aega. Nii et
minna me siin, vaatame, kuidas me hakkama saame, siis täitsa kahekesi. Siiamaani läheb hästi. Eile oli pakipäev ja Joel just tuletas meelde, et meil on tegelikult Smartpostis ka üks pakk ootamas. Nii et mingi pakinädal on täiesti, aga L'Oreali pakk tuli. Neil on mingisugused uued highlighterid, mida ma natukene näppisin. Esmamulje on, et nad on suhteliselt puudrised. Et näiteks The Balmi nende luminiseritega ei anna võrrelda. Siis ripsme dušš, mida ma veel lahti pole teinud, sellepärast et mul on mitu lahtist praegu. Ja üks kulmu, no siin ütleb marker, aga ta on, no tegelikult ka ta on. See nüüd küll mingi marker ei ole. Et ja nagu ikka, siis L'Oreal saadab mulle alati valet värvi kulmutooteid. Nad saadavad mulle 100% alati nagu tumedad. Aga ühesõnaga, no, ma vaatasin, see on nagu rasvakriit. No nii tumedad ei ole, ma saaks ikkagi blondide toodetega täita neid. Ja siis siin otsas on mingisugune naljakas siuke harjakene. Aga no ta praegu ei fokusseeri ära. Aga no siit on veits näha, et see on mingi hästi paks. Ühesõnaga, ma ei tea, kes seda saaks kasutada niimoodi, et sellega saaks nagu mingid, no sellega saaks võib-olla mingid hästi loomulikud kulmud teha. Aga igatahes, siis tuli pakk selliselt Eesti brändilt nagu Sõsar. Ja siin on siis bioaktiivne sügavpuhastav turbasepp näo- ja kehapesuks. Siis melissi ja meega see huulepalsam. Ja siis bioaktiivne sügavpuhastav näomask. Ka vist see turba värgiga. Uisa. Ja keegi teeb läbi une häält. Ja Lush saatis päikesekraami. Ma loodan, et siin natukene mingit päikselisemat ilma veel tuleb. See on siis põhimõtteliselt seep, mis annab päikesekaitse nahale. Siis on siin päikesekaitsega puuder ja päikesekaitsekreem. Ja see lõhnab täiega mõnusalt. Tuleb mingi siuke küpsise isu täiega peale. Ja Lushi pakis oli veel hiiglaslik pikniku tekka. Ja nüüd ma hakkan blogipostitust kirjutama selle Fitbiti aktiivsusmonitori kohta. Ja siis ma ei teagi, võib-olla me käime tooma selle Smartposti paki täna ära või võib-olla mitte. Penust peaks saama beebipakki ka, Apoteeka omaga läheb natukene aega. Meil on nagu erinevad süsteemid. Sest et Tirtsu magab praegu. Sügavalt tund, okei, tegelikult ta praegu väga sügavalt ei maga, aga jah, et ma teen postituse ära ja siis käisime jalutamas ka, et ilm on nagu lihtsalt no nii sügis, kui sügis veel olla saab, et ta on jahe ja mingi seenekat tuleb, tegelikult lubas nagu kangemat vihma ka, siis me käisime enne jalutamas ära, aga õnneks ei ole tulnud midagi, et ei olnudki nii kiire, et me oleks saanud vist tegelikult kuivamal momendil ka minna jalutama. Aga ma ei teagi, ma nagu oleks tahtnud midagi veel öelda, aga praegu küll meelde ei tule. Vot jah. Šokolaadi tahaks, nagu täiega. Meil on kaks. Mulle meeldis see on see tume, see Kalevipoeg. Jäätsi kokteili. Jaa, jäätsi kokteili peaks tegema küll. Nii. Näite kella. 13.27. Ja me hakkame hommikusööki tegema. Vaatasime Netflixis Stranger Thingsi. Vahe laps magas meiega terve selle aja. 3 tundi magas. Vaatasime 4 või 3 osa hommikul ära. Mis vaatasime 3? Siis 5 vaatasime öösel. Mina poolest magasin. Hommikused ma nüüd vaatasin. Saab kinni panna, nii põnev oli. Ma hommikused ma vaatasin kaasa, aga õhtuseid ma ei jaksanud. Magasin ja maga koos. Tirts tudib. Me jalutame. Koer ka siin. Vihma sajab tegelikult, noh, sellest kattest on näha juba. Aga
siis kui koer jalutama saab vihmase ilmaga, siis teda ei huvita, mis see ilm on, aga kui ta peab toast õue minema, siis ta ei lähe. Paneb pea ukse vahelt välja ja jah. vaatab siukse näoga, et what the fuck. Jep.